7. peatükk. Käbin, Unemati ja teised. Pärast Eiffeldi salapärast muundumist tekkis olukord, kus Käbinil polnud uut ülemnõukogu presiidiumi esimest kohe mitte kusagilt võtta. Küll ta otsis ja kauples igat ette sattunud inimest, keegi ei tahtnud. Käbin ei saanud öösiti magada, jäi kõhnaks ning ajas suust igasugu jampsi välja. Kord õhtul puges ta voodis sisse, aga nuputas palavikuliselt, et kust küll uut esimest leida. Korraga näis talle, et mööda mummulist tekki läheneb Unemati, kena torumüts peas ja kotitäis uneliiva kaenlas. Tere, Unemati, ütles Käbin. Tere, Käbin. Tere. Kas sa tulid mind magama panema, küsis Käbin. Magama ikka. Sa oled viimasel ajal liiga palju ärkvel, see ei ole hea, kõneles Unemati, toppis piibu ja popsutas tasasel moel. Oma 5 tundi peaks inimene ööpäevas igal juhul magama. Mina ei saa magada, kurtis Käbin. Mul on ülemnõukogu esimest vaja. Unemati, tahad? Ma panen sinu. Kuhu sa mu paned, Ivan? Küsis Unemati ja võttis uneliiva koti peal istet. Ülemnõukogu presiidiumi esimeheks. Ma ei ole kommunist, Käbin, ütles Unemati tõsiselt. Pigem midagi Adenaueri kanti. Mis siis, Unemati, hüüdis Käbin, kes tundis endast lootust tärkamas. Eiffel, see, kes konnaks muutus, polnud kah parteis. Tule, kallis Unemati, palun. Ei, Ivan, sellest ei saa midagi, vastas unemehike. Mina pole ju inimene, vaid kisun ikka rohkem sinna tondirahva poole. Mis esimest minust tuleb? Minu pärast oled sa või kurat, ainult jää nõusse, karjus Käbin meeletult ja tahtis Unematit taskurätikusse püüda. Samal hetkel tundis ta, kuidas silmad mürinal kinni vajuvad, nagu variseks kokku koobas. Käbin jäi magama ning oleks maganud 100 aastat nagu okasroosike, kui mitte Müürissepp tema peale halastanud poleks. See juhtus nii. Kuna Käbin juba 2 nädalat maganud oli, polnud Müürisseppal mingit tööd. Oma vaba aega kasutas Aleksei rongiga sõitmiseks. Ikka Keilasse, sealt edasi Klooga randa ning lõpuks tagasi Tondile. Selline elu tegi Müürissepa nii rõõmsaks ja heatujuliseks, et ta kohe näost nooremaks muutus ning sedavõrd õitsele puhkes, et teda sageli naisterahvaks peeti. Hea tuju tõttu võttis Müürissepp ka igal õhtul kõvasti viina ja kõndis siis silmade särades mööda võimukoridore. Milline reis mul täna oli, kõneles ta sõpradele kütjatele. Pääskülas seisis rong 1,5 tundi. Silitasin selle aja jooksul kõik pingid üle, hellitasin hädapidurit. Ma tundsin, et olen juba praegu ise ka üks vahva rööbas. Kord sarnase heldimusu ajal sattus Müürissepp Käbini kambrisse. Käbin lebas oma sängis, tema ümber õitsisid kibuvitsad. Käbini voodi peatsis istus traksidega Karu Lentsman, kes aga Müürissepa nähes otsekohe mingit salakäiku pidi kadus. Põrandale jäid sädelema suured karupisarad. Vaene Käbin, õhkas Müürissepp. Eks sa oled mulle omal ajal kurja teinud, aga ega mina viha ei pea. Müürissepp kummardus Käbini kohale ning andis magajale viimase musi. Otsekohe avas Käbin silmad, tõusis istul ja ütles, mulle tuli unes hea idee. Sina, Müürissepp, hakkad ülemnõukogu presiidiumi esimeheks. Jeesus Kristus, karjatas Müürissepp ja virutas enesele vihaga vastu suud. Ma ei suudle enam iialgi kedagi. Käbin, maga edasi. Ei magama midagi, teatas Käbin. Lähme koosolekule. Müürissepp hüppas koos raamidega aknast alla. Paar päeva hiljem jalutasin mina koos Tuglasega mööda raudteed. Oli ilus kevadilm, sinililled õitsesid ning Tuglas jutustas oma elust. Ta oli just mõne aasta eest põllu alt välja pääsenud, ehkki nagu ta ütles, nii mõnigi inimene põlgas teda ikka edasi. Üks sellistest põlgajatest oli Uku Masing, aga tema puhul oli tegemist põhimõttega. Siis, kui kommunistid Tuglase põllu alla panid, viisin mina Tuklale martsipanist jänku, rääkis ta. Aga kohe, kui tiblad andsid käsu Tuglas põllu alt välja võtta, hakkasin mina teda põlgama. Selline on minu mäss. Nii pajatas mulle Tuglas. Korraga ütles keegi ai. Kus see hääl tuli, küsis Tuglas. Vaatasime ringi ja nägime, et seisame otse Aleksei Müürissepa peal, kes oli end rööbaste vahele liipriks laotanud. Ent juba tormasid metsast välja tiblasõdurid.
seal ta on, seal on Müürissepp, karjuti. Müürissepp voogiti raudteest lahti ning toimetati Kadriorgu. Lähme, kummardame meie natuke tuld, tegi Douglas ettepaneku.